Tere! Tere tulemast meie viimasesse matkavloogi. Natuke üle 100 kilomeetri on veel minna, 5 päeva jäänud. Hakkame Tartu poole liikuma. Oleme praegu siin Võru lähedal, Paidra järve ääres. Ja Instas küsisime teilt küsimusi ka, et mis teil kogu matkaga seoses tekkinud on. Et siis hakkame neile vaikselt vastama. Et vaatame, kuidas need järgmised 5 päeva siis on. Ja lubas, et homme-ülehomme tuleb jälle vihma. Nii et jah, aga davai, me hakkame liikuma. Jõudsimegi oma 300 sildi juurde. Siin näete, on kenasti 300. Täna on matkatud veidi üle 15 kilomeetri. Tere hommikust! Kätte on jõudnud 18. päev. Eile sai meil 300 kilomeetrit täis, nagu te nägite, praeguseks isegi vist mingi 320 lisakilomeetritega. Nüüd asumegi juba Taevaskoja poole teele, et täna jääb meile tee peale Põlva, käime Põlvas poes. Saame Taevaskojas matkata. Sõbrad peaksid ka täna matkale tulema. See on selles mõttes tore, et ei ütleks, et me oleme üksteisele üle visanud, teema ei ole nagu selles, vaid pigem on see, et võib-olla kilomeetrid on natuke nagu nüriks muutunud, et ongi tore vaheldus, kui saab sõpradega juttu rääkida, siis ilmselt kilomeetrid lähevad ka kiiremini. Nagu näha, siis öö jooksul sadas siia 3 anumasse kokku 500 milliliitrit vett. Kuna siin lähedal ei ole võimalik kuskilt vett võtta ja teadsin, et öösel sajab päris palju vihma, siis jätsingi need anumad siia välja ja teadsin, et natuke vett peaksid ikka saama. Põlva ei ole siit ka enam kaugel, umbes 3-4 kilomeetri kaugusel, et ostame siis poest vett. Aga asume nüüd teele ja näeme siis juba Taevaskojas kindlasti. Põlva on väike puust ning piu. No. Ühesõnaga me jõudsime nüüd Põlvasse. Jep. Väga suur poeskäik oli jälle. Väga suures poes käisime, nii suures poes pole ammu. Selveris. Ja nüüd siis viimase teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede. 4 päeva toidu ostsime ära. No nii, nüüd meie sõbrad Jansa ja Nöps jõudsid ka meiega nüüd matkale ja siis varsti jõuamegi Taevaskotta. See on video. Päriselt. Jah, oleme siin Sõnajala lõkkekohas siis. Sõbrad on juba lahkunud ja lõkke on ka kustunud. Käitu mängib tulega. Käitu mängib seal tulega veel. Et väga tore oli sõpru näha siin üle pika aja ja väga mõnus. Kaasas sai Villand. Kaas tahtsid öelda, et Käitus sai ka Villand. Ei, ma juba tegelikult enne ütlesin, et Villand ei ole saanud lihtsalt veits nagu üksluiseks on võib-olla matkamine läinud. 5 tundi rajal olla, 6 tundi rajal olla. Ja mul oli ka täiega vaja seda. Käitu just ütleski, et tegelikult oleks, et kui sõbrad tulevad, siis ongi tore vaheldus, nagu matkamine läheb teistmoodi kiiremini. Ja, ma juba varem pinnisin endale kaaslasega, keegi ei võtnud vedu. Meil on veel reaalselt jäänud ainult 3 päeva. Ma arvan, et homme-ülehomme tuleb üle elada, siis vist saab vihma ka. Ja ülehomne päev. Ja täna pääsesime vihmast. Vahepeal oli isegi päris ilus ilm, paistis natuke päikeski. Homme on lühem päev 17 kilti, ülehomme on üks pikemaid 28. Aga need tuleb ära kannatada, siis ongi nagu matk läbi saanud. 19. päev. 3 viimast päeva jäänud Tartuni. Võib-olla 2. Ja et siis peaks olema täna lühem 17, homme kõige pikem 28 ja Tartus ülehomme 23,5. Aga Katuneedo peab siin jälle sõjaplaani, et teeks 2 päevaga ära ehk siis 30
5 ja 35. no ütleme, et mingi peaaegu 70 kilomeetrit, 68,5 kilomeetrit on jäänud meil minna. Sest ma tean, et me oleme võimelised selleks. Ja nüüd me võib-olla mõtleme, et me teeme niimoodi, et me jagame selle 8 ja teeme 2 päevaga ära. Kas see reaalsus ka õnnestub, seda te näete üsna pea, me ka veel ei tea. Hakkame siis astuma ja täna tuleb siis päris pikk päev. Ei teagi, kui pikk. Jah. Oleme siin jõudnud kõige modernsema ja kaasaegsema torni juurde, Valgesoo vaatetorn. 29,7 meetrit kõrge ja viimane platvorm on 23 meetrit. Ehk siis päris jubelisel üleval. Tere hommikust! Sorry, et me pole teid üldse kaasa võtnud. Teeme siis kiire update'i ka, mis eile juhtus ja viimati olime üldse seal Valgesoo tornis. Meil oli see plaan mitte Sõnajalast Ahjaste minna 17 kilti, teha lühike päev, vaid panna sealt veel edasi ja teha 28 matk veel lisaks otsa. Aga seda ei juhtunud? Jaa, 45 kilti oleks olnud, seda ei juhtunud. Seda ei juhtunud sellepärast, et Kantsisse viis parveke. Ja et Kantsisse saada, tuleb üle Emajõe minna parvega. Kella 7 õhtul on parvemees kohal ja saaks üle. Aga me alustasime oma matka kell 12 või isegi pool 1. Ja 45 kilti me nii kiiresti ei läbi 7 tunniga. Ja jalad ka valutasid ikka. Jaa. Lonkisime suht. Jah, et kahju võib-olla, et ei filminud, aga me püüame teile nagu ette manada selle, mis toimus. Et jäime lõpus täitsa pimeda peale, matkasime mööda sellist metsateed. Täiesti kott pimedas. Raske ja valus oli. Ja raske ja valus oli mul. Me ei ole väga rääkinud, aga mul see jala pealne teeb päris palju valu viimased päevad. Et matka alguses oli mul vasakul jalaga see häda, aga nüüd on nagu parema jalaga. Et võib-olla on see saapa tõttu, et saabas on liiga tugevalt kinni ja siis ta surub ja kuidagi hakkab nagu läheb paistama. Et sai täitsa longitud, siis me otsustasime seda, et mida rohkem me täna matkame, seda vähem on meil homme matkata. Ja lõpuks matkasime 35,5 kilomeetrit, jõudsime vist kell 11 mitte kuskile, selles mõttes, et meil ei olnud lõkkekohta. See on esimene kord, kui me ööbime kuskil, kus ei ole lõkkekohta. Ja kus me oleme praegu? Me oleme täiesti suvalise metsatee ääres. Siit lähebki see matkatee. Otsustasime, et jätame telgi siia. Eile matkasime siis kokku 35,5 kilomeetrit. Umbes 26,5 kilomeetrit on veel minna selleks, et 400 kilomeetrit tuleks kokku. Me oleks pidanud lõpetama homme. Planeeritavalt meie matk pidi keskma 1. maist 21. maini. Me lõpetame täna selle matka. Siit Tartusse me lahkume sellelt matkateelt. Me ei näe 400 kilomeetri posti. Nii, mis me nüüd teeme? Sööme hommikusöögiks? Sööme hommikusöögiks Tacticali viimane hommikusöök. Nii et sööme ära ja siis asumegi viimast korda teele. Meie rännak hakkab vaikselt lõpule jõudma. Minna on veel 12 kilomeetrit ja siis oleme Tartus. Siis peaks olema 400 või 401 kilomeetrit täpselt täis. Praegu oleme Luunjasse jõudnud. Puhkame jalgu ja jätkame kohe. Mis tunded valdavad siis? Ma ei tea, võib-olla me ei saa aru, et saabki läbi. Aga kuna me oleme siin viimased päevad päris väsitavad päevad teinud, siis see väsimus on suurem kui see mõistmine, et matk saab läbi. On nii või? Ja, mina olen läbi nii vaimselt kui füüsiliselt. Käitu ootab väga matka lõppu, seda ma tean. Mitte, et see matk mõtet oli või igav, ei väga tore oli, aga lihtsalt
keha väsib ära lõpuks. Ja nagu ilm on ka siuke, et tahaks siis kodus voodis vedeleda. meie jaoks ei lõppe see matk praegu ja nüüd, kui matk saab matkatud, vaid me elame seda tõesti ühe korra veel läbi. Ja ma arvan, võib-olla siis ja siis võib-olla monteerides ma olen ikka, oli ikka nii tore, oli nii lõbus, et ma arvan, siis on nagu rohkem kahju kui praegu. Et need raskused kõik unustatakse siis. Ja see ka, et ma arvan, et siis on rohkem kahju see, et ongi läbi. Praegu, kuna ilm on ikkagi suht külm ja eilne päev oli väga väsitav ja täna tuleb ka päris pikk päev, siis on suht hea meel koju jõuda, ma arvan. Oleme jõudnud nüüd lõpuks Tartusse. Emotsioonid on laes. Me oleme nii väsinud. Ja ma olen tegelikult väsinud. Kõht on ka väga tühi. Ja tuligi kokku 400 kilomeetrit. Ütleb nii, et suht täpselt vist 400 või 401. Et me pärast lööme veel kokku. Lahe, et nagu see matkarada täpselt Tartuni. Tegigi kokku 400 kilti. Ja me mõtlesime, me veel vlogi ära ei lõpeta, täitsa siuke lõppsõna või et mis tunne on. Me teeme kodus. Ja, sest ma ei jaksa praegu ühtegi sõna öelda. Ja võib-olla see vajab natukene... tahaks nagu mõelda, mis ma ütlen. Aega mõtlemist, et mis tunne siis meil valdab. Davai, meile tullakse varsti järgi ka, nii et näeme siis juba... Kõigepealt Mac. Maci ka, davai. Ja selle kaamera, Fujifilm X-T4 viime fotopointi ka tagasi. Bye kaamera. Ja näeme teiega varsti. Tere! Tere! Oleme koju jõudnud ja tegelikult on möödas juba natuke rohkem kui kuu aega. Meil jäi see lõpetus filmimata kohe pärast matka. Ja võib-olla nüüd ongi parem, sest et nüüd on 3 vlogi on juba väljas. See vlog on põhimõtteliselt valmis. Nüüd tulebki see lõpp lihtsalt sinna juurde lisada. Täna siis 5. juuli. Õues on... väga mõnus. Kraadid lähenevad 30-le, siis siin on jälle teine kuumalaine meil nüüd tulemas. Ja ongi umbes kuu aega olnud lihtsalt ilusat suveilma. Ehk me oleme põhimõtteliselt 3 nädalat juba telgis ööbinud. Maapealses telgis ja nüüd kolisime siia ripptelki vahelduseks. Ehk matkal olime 3 nädalat telgis, siis võib-olla mingi 1,5 nädalat. Olime toas, sest siis olid suht halvad ilmad ka. Ja siis nüüd jälle oleme juba 3 nädalat telgis magan, nii et justkui jääme nagu matkal tagasi, aga lihtsalt ei läbi neid kilometraaže. See telkimine on nagu nii tavaline. Nagu poleks kunagi arvanud, et see nii tavaliseks saab. Ja me iga õhtu tuleme telki magama, me juba teame, et see ei ole mingi teema, et me lähme tuppa magama. Me lubasime teile Q&A-d, matka viimastel päevadel me seda ei teinud, kuidagi fookus oli matka lõpule jõudmisel. Saaks juba koju. Ja nüüd see vlogi teine osa ongi Q&A. Lahe näha, et olete meie vlogidele nii väga kaasa elanud, nii palju küsimusi küsinud ja nii palju... Nii paljud on kirjutanud, kus vlogid on või nagu kogu aeg oodatakse uut osa. Et seda teie kaasaelamist on ülilahe näha olnud. Aga davai, hakkame siis küsimustega pihta. Mina küsin ja siis me kordamööda vastame. Üritasin siis need küsimused loogilisemasse järjekorda panna, et ei ole segamini, nagu Instagramis nad olid segamini. Alustame siis algusest. Kust tuli mõte nii pikale matkale minna? Sa võid alustada. No sellel ma olen juba mitu korda vastanud, sest et ka mõned artiklid on ilmunud. Kuna mul on olnud pikka aega selline unistus, et mõnda sellist pikka matka teha või läbi Oandu Ikla, see Oandu Ikla mõte on mul olnud pikalt, siis nüüd lihtsalt tekkis mõte, et läheks koos ühele pikale jalgsi matkale. Ja nii ma arvan see unistus või nagu oligi soov see unistus lõpuks teoks teha. Ja mina tahtsin lihtsalt kaaslane olla siis. Ja ma arvan, sul oli lihtsalt sellest mõttes kinni haaratuna oli see tunne, et tahaks ennast proovile panna. Ja, et ma ei ole kunagi millestki süüksest tegelikult unistanudki. Kuidas matkaselliks olemist alustada? Ehtne näid olen mina. Ma enne ei olnud üldse mingi matkaja. Ma räägin, kuidas mina alustasin, sest ma ei saa teistest rääkida. Me alustasime niimoodi, et me hakkasime täiega YouTube'ist videosid vaatama, igasuguseid matkavideosid ja ka filme, matkafilme. Ja siis paned oma matkaplaani paika ja seipid endale varustuse ja oledki matkasel valmis. Nagu matkamiseks ei ole tegelikult väga palju vaja selles mõttes, et nagu sa pead matkamiseks kõndima, sööma ja magama. Need on suht tavalised vajadused ja seega on tegelikult seda võimalik teha. Küll aga nagu igal ühel, et see ei ole midagi erakordset. Pigem on võib-olla siis vaja mingit varustust ja võib-olla selle varustuse soetamine on see, et tuleb
alguses alustada sellest, mida kõige enam vaja läheb, a la mingit häid matkajalatseid ja võib-olla sellist okeid telki, et kõik teised asjad nagu sa võid kas või tavalise pottide ja pannidega, sul ei pea spetsiaalseid matkapotte ja panne olema selleks. Kas see oli esmakordne ettevõtmine ja kas me oleme varem taolisi asju teinud? Pikkasi jalgsimatkasi ei ole teinud varem, mitte kumbki meist. Mina olen mõned sellised jalgsimatkad teinud, paaripäevased. Kunagi käisin ma polaarmatkal, mis on mu võib-olla selline suurim matkakogemus, aga telkinud, mitu ööd tegelikult järjest telkinud, Käituga oleme me palju. See ei ole olnud lihtsalt jalgsimatk, automatkad. Enne seda matka minu kõige pikim kilometraaž, mis ma läbinud olin, oli ma arvan mingi 17 kilomeetrit, kui mitte vähem. Nii et kuidas täpsemalt planeerisime matka? No alustasimegi videode vaatamisest, siis hakkasime sealt videotest kirja panema, mis asju meil vaja oleks, milleks meil midagi vaja on. Siis panime matka selle trajektoori paika, mida me läbime, kui palju me läbime. Ja võib-olla need matkavideod aitas ikka veidi läbi mõelda, et me juba teadsime, mis meil kotis kõik olemas peavad olema, aga siis me saime üle kontrollida, et ega midagi unustanud ei ole. Mis oli meie ettevõtmise eesmärk ja mis meid motiveeris? No eesmärk oli selle 400 kilomeetrit ära matkata. Lihtne. Ja teha ka sellest lahe jäädvustusvloogide näol ja selline, et eesmärk ei olnud ainult matkata, vaid oli kogu see jäädvustamise pool ka. Ikkagi ilusaid pilte teha ja jäädvustada just seda matkamise võlu ja ilu ja valu. Ja mis meid motiveeris? Ma ei tea, number 1 motivaatorid olid ikka need jälgijad, kellele me kõik kuulutasime, et me läheme matkale. Käitu ütles seda hästi. Selle ära suutma teha. Käitu ütles hästi, et kui ikka inimesed on jälgimas, siis on selline tunne, et peab nagu selles mõttes tõestama. Mitte tõestama, aga nagu inimesed, kes elavad kaasa, et nende kuidagi, see tegelikult on lisamotivaator, see on nagu võistlustel ka, kui sul on sõbrad kaasa elamas mingil olulisel võistlusel, siis see tõesti motiveerib. Nagu kindlasti oligi see motivaator lihtsalt see matka ära teha. See soov. Ja. Mis rada me matkasime ja kas see ainult RMK matkarada? Meie matkarada oli siis RMK matkarada, ja see oli siis Peraküla Ähijärve 820 kilomeetrit matkarada, sa võid jätkata. Ja enamjaolt matkasime seda matkarada, aga oli mingeid hetki, kus me tegime mingeid mööndusi. Ühel korral jätsime raja täitsa kõrvale ja tegime veidi nagu oma äranägemise järgi, natuke lühendasime seda trajektoori. See oli nii väike alake. Ja siis lõpus veel Tartusse minnes ka me keerasime rajalt kõrvale, et jõuda Tartust. Sest täpselt Tartusse sai meil 400. Jah, põhimõtteliselt matkasime täiesti mööda seda matkateed. Miks just 400 kilomeetrit? Kuna me tahtsime seda kõike filmida ja fotovarustust kaasast tassida ja kõike, siis tundus, ja kuna me ei ole kunagi sellist pikka matka teinud, siis tundus nagu üldse ebaloogiline, et me alustame Eesti pikimast matkarajast. Teeme 8 sotti ära ja siis teeme kunagi selle lühema. Tegelikult normaalsed inimesed, kes ei ole üldse matkajad, ei läheks 400 kilomeetrisele matkale. Et alustuseks sobiks 100 kilomeetrit või 50 kilomeetrit. Jah, seda küll. Et me panime hullu. Aga see oli vahva. Millal teise poole matkast ette võtate? Mina ei ole teiseks osaks veel valmis, sest ma toibun veel sellest esimesest 400-st. Aga Hans siin juba räägib, et võiks talvel teha teise poole 400, nii et ma ei tea, kuidas kommenteeri seda siis. Et pigem kommenteerige teie, kas te tahate näha talvist 400 kilomeetrist jalgsimatka või mitte. Et siis me teeks Ähijärve Peraküla teise otsa sealt Kesk-Eestist Põhja-Eesti poole. Meil need mõtted on juba täitsa olemas. Kuidas jaksasime, kuidas ettevalmistusime? Ettevalmistusime siis füüsiliselt. Ettevalmistumise osas võib öelda, et me ei teinud nagu mega suuri spetsiaalseid ettevalmistusi. Me tegime võib-olla 5, äkki 6 jalgsimatka enne matka. Ja need olid ka pisikesed, 10-15 kilomeetrised matkakesed. Ilma seljakotita. Jah, et selles mõttes meie ettevalmistus oli suht lahja sellise päris matka jaoks, aga samas ma ise teen igapäevaselt jõutrenni, vahel käin jooksmas, et füüsiliselt liigutasime me ennast pidevalt või ma enda kohta julgen küll öelda, et ma liigutan ennast füüsiliselt kogu aeg, aga see ei olnud nagu väga konkreetselt spetsialiseerunud matka jaoks.
ja mina olen jälle ehtne näide sellest, et ei pea olema mega vormis, ei pea olema mingi mega matkaja, et ma läksin tuimalt. Kõik saad hakkama. Sul vedasid alt vist jalatsid, aga kui sul oleks mugavad jalatsid olnud, siis tegelikult saaks ju hakkama saanud isegi vähese ettevalmistusega. Kas vahepeal tahtsime alla anda või ei viitsinud, jaksanud enam ja kas oli raske? Hästi palju küsitigi, et kas oli raske. Kui mu kott oli alguses 30-kilone, siis ta oli selles mõttes ikka raske. Ja päeva lõpuks oli väsinud ja öösel magasid hästi. Aga ma enda kohta võin öelda, et järgmine hommik kordagi ei olnud seda tunnet, et ei jaksaks. Ja et magamine sööga taastusid nagu täiega. Ja tegelikult nagu ka päeva lõpuks ei olnud seda tunnet, et ma ei jaksa, et füüsiliselt ma ei jaksa enam jalgu enam tõsta või. Oota, õhtu lõpuks ja päeva lõpuks. Ei olnud seda tunnet, et üldse ei jaksa tõsta. Oli küll, nutsime ju. Sina ka nutsid. Nutsin, mida ma nutsin? Nutsime, et jalad olid nii valusad, kui me seda pikka päeva tegime. See oli ikka jõhker. Ei, okei, räägime kõige pikemast päevast. Siis oli tõesti see tunne, et ei jaksa, tahaks kohale jõuda või tahaks lõpetada. Nagu jalad päriselt valutasid. No minu see kuulus allaandmise oli juba esimesel päeval, et kui ma oma jalgade alla 6 villi sain, peale 24 kilomeetrist matka siis. Aga kas mitte ei olnud nii, et nagu esimesel päeval oli tunne, või nagu järgmisel hommikul, et tavai, et kõik. Aga pärast seda ei olnud kordagi seda tunnet, allaandmistunnet. Ei olnudki, nagu esimese päeva õhtul mul oligi, et ma ei püsinud enam oma jalgadel, sest mul oli nii valus ja siis ma mõtlesin, ma nagu ei kujutanudki ette, mis nagu hommikul saab. Aga ma nagu alla veel ei andnud, vaata. Tavai, me homme kutsume kellegi järgi. Aga mu point on sellest järgmistel päevadel allaandmistunnet ei olnud. Jah, kõndsidki oma valuga ja ei, see oli läheb edasi. See tegelikult nagu päriselt, ma loodan, et te saate sellest aru, et me teadsime, et me teeme selle 400 kilti matka ära, on raske, on ebamugav, on vastik, okei, aga me teeme selle ära, et seda allaandmistunnet, et me ei tee seda ära. Minu meelest see ei olnud kordagi tegelikult nagu teema. Mitu tundi päevas matkasite, mis oli keskmine kilometraaž ja kõige pikem matkapäev? Keskmiselt matkasime päevas mingi 20-22 kilomeetrit. 20 kilomeetrit kiirelt matkates 5 tundi. Tihti meie matkapäeva pikkust määras see, kui pikad oli meie vahepausid, sest me ei pannud kella siis kinni ja siis ongi see, et muidu meie matkapäevad võisid olla 6 tundi, 7 tundi ja pikim matkapäev oli 35,5 kilomeetrit ja seda me matkasime peaaegu 11 tundi ja me jõudsime öösel kohale niimoodi, et meil ei olnud telkimisplatsi. Meil ei olnudki telkimisplatsi, sest telkida võib tegelikult ainult telkimisplatsidel ja siis me ööbisime kruusatee peal. Või põhimõtteliselt peal, jah. Kust leidsime ööbimiskohad? Kuna me matkasime mööda Ähijärve Peraküla matkateed, siis internetis on kenasti seal RMK lehel olemas Ähijärve Peraküla matkatee info. Sealt sa saad kohe leida selle kaardi, näed kaardi pealt, kus on kõik tähistatud lõkkekohad ja siis on olemas veel eraldi Exceli tabel, kus on kõik need lõkkekohad välja toodud. Ja palju see kilometraaž nende lõkkekohtade vahel on. Ja me vaatasimegi nii, et iga päev tuleks umbes 20 kilomeetrit matk ja sellest lähtuvalt siis me vaatasimegi, et millistesse lõkkekohtadesse me nagu jõuame. Ja lõkkeplatside infod on ka kõik olemas. Sul on isegi pildid, kui sa paned RMK lõkkeplatsid, sul on isegi pildid, milline see lõkkeplats on. Ja on ka eraldi üks brošüür, mis on ka internetis loetav, seal sa näed iga lõkkekoha kohta infot ja iga sellise matkatee kohta ka infot. Ja tegelikult seal brošüüris minu teada, kui ma nüüd ei eksi, on see reljeef ka välja toodud. Ehk tegelikult, et mis pinnasel sa kõnnid ja... Ja kui künklik või keeruline see trajektoor on. Ja veel, mida me lõkkeplatside puhul vaatasime, oli see, et veekogu oleks lähedal. Et enamus lõkkeplatsid meil olid, kas olid jõed kõrval või järved. Sest see oli just see, et siis me saime vett pumbata. Mis oli minule üllatus, see oli võib-olla natuke negatiivne üllatus, oli see, et väga mitmes või pigem suht vähestes lõkkekohtades, kus me ööbisime, olid prügikastid. Varasemalt olles telkinud ja käinud paljudes lõkkekohtades, ma olen pigem tundnud, et RMK lõkkekohtades on hästi palju prügikaste. Aga nüüd sellel matkal jäi mul tunne, et vähemates lõkkekohtades on prügikastid olemas. Ja, et seal on nagu äkki rohkem siis mõeldud nendele automatkajatele, et nad tulevad ja võtavad oma prügi ise kaasa võtta, aga meie vahest ise, enamus korrad siis, kui prügikasti polnud, tassisimegi oma prügi kaasa, aga see on meile lihtsalt lisaraskus. Et minu jaoks oli see üllatus, ma arvan, et kõikjal RMK lõkkekohtades on prügikastid. Aga vetsupaberid olid olemas põhimõtteliselt igas vetsus. Ja. Palju meie matkakotid kaalusid? Minu kott kaalus 13-15 kilo
mul kaalus alguses 30 kilo esimesed mingi 4 päeva, siis kaalus vist mingi 22-23 kilo. Aga ma ütlen ikkagi, tegelikult tore oleks matkata, kui ka mehel kaaluks kott näiteks mingi 17 kilo, siis oleks juba väga tore matkata. Ja me arvutasime oma kehakaalu järgi ka, et minu kott oleks võinud olla 12 kilo ja Hansul 14 kilo. Ehk siis ka 17 kilo oleks väga raske, et ma tahaks ka oma koti kogemusest rääkida, et see oli jälle mul esmakordne kanda nii rasket kotti seljas, tundub võib-olla nagu, et 15 kilo on kerge, aga tegelikult kui iga päev ikka mingi 20 kilomeetrit läbida selle kotiga, siis see on nagu raske. Aga naljakas on see, et sellega harjus ära. Võib-olla siin seda küsimust eraldi ei ole minu meelest, et tervis hädasi või kas midagi tekkis. Minu reaalne ainus probleem, kuidas ma tundsin, et matk mõjutas mu tervist, oli see, et esimestel päevadel, kui mu kott oli üüratult raske, siis ma tõmbasin need puusarihmad hästi tugevalt kinni. Üldse teadupärast 80% koti raskusest peab toetuma puusadele, ehk siis kui su kott on väga raske, siis ma lihtsalt pidin need rihmad nii kinni tõmbama, siis kui nad oleks veidi lõdvamalt olnud, siis ma tundsin kohe, et liiga palju raskust läheb õlgadele. Mis siis juhtus, oli see, et juba mingil, ma arvan, teisel päeval või 3. päeval ma tundsin, et reied on nagu maru ära surnud ja nagu selline hästi sikutav valu on. Ja tegelikult see kestis mul terve matk. Isegi mina tundsin seda mõnikord. Suht kohe olin kindel, et asi on selles, et mul on need traksid liiga kõvasti kinni, et ta ilmselt on surunud mingi närvi kinni. Matkalt tagasi koju tulles lugesin, leidsin isegi mingisuguse teadusartikli, mis rääkis, et pikamaa matkajatel on probleem, et siin on üks närv, mis see just need rihmad kinni surub ja siis reites kaob kogu nagu tunne kaob ära. Ja mu reied on siiamaani tundetud. Praegu kuidagi mingit muud ebamugav. Hirmutid nüüd kõik matkajad ära. Jah. Minul on kõik korras, nii et ärge lihtsalt matkatke liiga raske kotiga. Ja see on tegelikult tõsine teema, et ei ole mõtet mängida kõva meest ja matkata raske kotiga, pärast paned tervise tuksi. Siuke küsimus, kui palju meie matkavarustus maksab? Täpsetest summadest vist ei hakka rääkima ja tegelikult siin tahaks öelda kõigile, kellel on matkamise vastu huvi, aga ei ole nagu mingit rahalist ressurssi, et ei pea alati kõige kallimaid asju. Ja siin on teatud asjad, mis peaks olema kvaliteetsemad, ja mis maksavad rohkem. Ma tahan jällegi öelda, ma arvan, et ma olen siin viimaste 8 aasta jooksul läbi ajanud nii suvaliste, ma isegi ütleks matkaasjadega, mingi suvaliste telkide ja mille iganes asjadega, kui huvi on olemas, siis saab minna välja ja matkata ka mitte nii hea varustusega ja siis ajapikku vaikselt hakata nagu varustust soetama, et ei pea korraga kõige paremat tehnikat endale ostma. Aga ma võiks ikka öelda mingi, see on inimesi huvitab ja palju see maksab. See oli tuhandetes. Jaa, et see oli tuhandetes. Midagi ostsime ise, midagi saime koostöö raames siis. Mis on nagu tore, et saime. Ja mingid mõned üksikud asjad oli meil endal varasemalt ka olemas. Mis telk meil on ja palju kaalub? Hästi palju oli telgi küsimusi. Kõiki väga huvitab meie telk. Telgi kohta mul tuleb siiamaani Instagrami vahel küsitakse, et mis telk see on. Meil on väga hea telk. See on ka väga hea ripptelk, aga see teine on siis meil MSR Huba telk. Kaalub 1,7 kilo. See Tensai kaalub 10 kilo. Et see MSR-i telk on nagu mega lahe. Ta käib hästi lihtsalt ülesse. On mega kerge ja mulle üldse visuaalselt meeldib ka see telk, nagu see vaade sealt telgist avaneb hästi mõnus. Mille järgi endale matkavarustust osta? Mina ütleks selle järgi, kuhu sa lähed? Vajaduspõhiselt. Et kui sa tead, et sa tahad automatkas teha, sulle meeldiks niimoodi Tentsailis magada, siis see võib olla Tentsail. Ta on lahe kogemus, aga jällegi tuleb aru saada, kui üks hetk tekib jalgsimatka soov, siis seda telki sa kuskil kaasa ei võta. Meil on ülihea näide. Meil on automatkadeks Tentsail, mis kaalub 10 kilo ja meil on 2 inimese magamiskott, mis kaalub 3 kilo. Ja siis jalgsimatkade jaoks on 1,7 kilone telk, ja siis 250 grammised madratsid ja siis 2 magamiskotti. See vajaduspõhine ongi see teema, et ei oska nagu ülitäpselt soovitada, et igal ühel on erinevad vajadused, erinevad soovid, erinevad nõudmised. Telkes ostad ka ju selle järgi, et mis aastal sa telgid, paljud inimestega sa telgid. Kuidas valida matkajalatsit ja siis on meie jalatsid plussid, miinused. Matkajalatsid valid niimoodi, et sa lähed poodi proovima. See on õige vastus. Ja minul ei ole olnud ka väga palju matkajalatseid, need lovajalatsid, mis mul kunagi aastad tagasi ostsin. Ma läksin lihtsalt poodi, ma küsisin, küsige nõu
poemüüjatelt, et tegelikult nagu midagi Nad on soovitada. asjatundjad. Jah, proovi jalga ja tunneta, kuidas see on ja siis veits aru saada, kas sa vajad Gore-Texist või nahast saavast, kuigi ma pigem ise soovitaks Gore-Texist saapaid. See on siis veekindel. Jah, ta on selline membraan, mis on veekindlate omadustega, et kui sa ostad endal nahast matkasaapa, siis sa pead seda kogu aeg veekindluse kaitsjaga nagu üle tegema, et ta oleks veekindel. Ühesõnaga, juba läheb detailseks. Minge küsige ja proovige ja püüdke aru saada. Ilmselt teil endal tuleb kogemus, aastatega ka kogemus, mis hästi sobib. Meie oma matkasaapaid käisime proovimas need uued, mis me saime. Ja need teised matkajalatsid, mis ma ostsin, need ma tellisin neti kaudu, ehk siis neid ma ei proovinud. Ja läks veits nihu ka. Ja nüüd siis meie jalatsite plussid, miinused. Ma ei ütleks, et mu jalatsid halvad olid, aga lihtsalt sisse kandmine, et alati sisse kanda jalanõud, enne kui sa kuskile lähed. Me läksime lihtsalt tuimalt jälle matkama uute jalanõudega. Nüüd ma räägin lovajalatsitest. Paljud kiidavad neid, ütlevad, et nad on nii mugavad juba algusest peale. Võin täiega nõustuda. Ma ei tea, mul ei ole mingeid miinuseid nagu tuua. Handvaagide kohta nad on palju jäigemad, tundusid ka mugavamad, aga vähese kandmise põhjal juba ma ütleks, et ma arvan, vajavad rohkem sisse kandmist. Et see võib olla miinus. Aga samas, kui on väga keeruline pinnas, palju kive ja selline mingi mäest üles minekut ja sellist ohtu, et võib jalga nikastada, siis ma arvan, et selline jalats on nagu ülihea. Kas öösel oli väga külm magada. Matka alustasime niimoodi, et suht külmad ööd olid, 0 kraadi oli enamus öödel ja ükskord oli -1 ka. Mul oli külm, sest minu magamiskott on mõeldud veits soojemateks ilmadeks. Minul ei olnud vist kordagi külm. Aga meil on otseselt külm, mul oli jahe. Aga mida matka lõpupoole, seda paremaks läks ja seda soojemaks läks. Kas foodpackidest kopp ees pole? Ei, sest me võtsime kõik toidud eri maitsetega. Saime kõike proovida, mega põnev oli just. Ja näiteks kui ma polaarmatkal käisin, siis me sõime sarnaseid nagu ühe teise firma selliseid pakendatud toite. Minu telgikaaslasele üldse ei maitsenud need toidud, aga minu meelest need olid just nii põnevad nagu ja täpselt sama foodpackiga, et Tactical food. Jah, et need toidud on nii põnevad ja kuna ma olen ise ka suht kõige sööja, siis ma nagu täiega kaifin seda, et wow, siuke maitse ja sellised maitsed ja need olid väga maitsekad ja tõeliselt nagu mitmekülgsed, et seal oli nii palju erinevaid maitseid sees juba ühes toidus endas, et üle küll ei visanud. Ja mulle meeldisid kõige rohkem ilma lihata toidud. Need olid nagu mega head. Sulle meeldisid vist kõik oli? Mul, jah, kõik toidud olid väga maitsvad. Kust joogivett saime? Mina tunnistan ausalt üles, ma ei joonud ühtegi korda filtreeritud vett. Hans hästi palju filtreeris, mina nagu sain kogu aeg kuskilt. Ja üks miinus oli selle juures, et ma jõin hästi vähe tegelikult enamuspäevadel, et ma hoidsin seda vett ellu jäämine. Ühesõnaga, me saime, kuskil oli mingi pood või käisime kuskil ukse taga, küsisime vett. Vahepeal oli mul filtriga mingi jama, ei tulnud läbi, siis ma ka keetsin vett endale. Aga muidu, kuidas filtreeritud vesi oli? Väga hea. Kuskilt järvest võtsid? Ma panin vahepeal näiteks kui rabavett, ma teadsin, see oli mingi rabajärv, ilmselt seal nii palju mineraale sees polnud, siis mul olid endal need C-vitamiini või need tabletid, et ma kindlalt mingeid mineraale nagu kätte saaksin. Kuidas telefoni akusid laadisime akupankadega? Ja akupankadega. Alguses oli isegi 7 akupanka kaasas mingi, mis oli 90 000 milliampertundi. Võib-olla see on üks asi, mida tasub väga täpselt veel paremini nagu läbi mõelda enne matka, on see, et kui palju sa vajad akupankasi, et ei tassiks neid mõttetult kaasas. Mitu mälukaarti kaasas oli? See on siis kaamera sees. Oli jälle rohkem, sest et ma ei olnud kindel, kui palju vaja läheb. Võitsin igaks üks rohkem, see oli siis vist, ma arvan, 664 gigast ja 128 gigane mälukaart. Ja tegelikult nagu sai mingi 2-3 hakkama 5 päeva tagant sai neid maha laetud, et ei olnud tegelikult nii palju vaja. Kas kahetsed, et suurt objektiivi kaasa võtnud? Ma pean ütlema, et isegi ka nende metssigadega kohtudes ei olnud mul seda tunnet, et mu esimene tunne ei olnud, et kurat, et miks mul seda suurt toru kaasas ei olnud. Et ma ei läinud sinna matkale loodusfotograafina, mu eesmärk ei olnud ärgata vara hommikul päiksetõusu pildistama minna. Kuigi algul ma seda tahtsin, siis üsna kiirelt sai selgeks see, et matkal on oluline välja puhata ja ei olnud nagu, isegi õhtud loojangu ajad vahel nagu olime lihtsalt telgis ja ei olnud see, et ma lähen kindlalt vaatama, et kas on ilusat loojangut või mitte.
see ei olnud see eesmärk ja ma ilmselt poleks jaksanud ka tassida seda suurt objektiivi kaasas. Mida omavahel rääkisime matkamise ajal? No matka alguse poole me kindlasti räägime hästi palju just, et mida me filmime, kuidas me filmime, rääkisime erinevad need vlogid, ideed läbi, et enamus ajast suvajuttu lihtsalt elust ja väga suure osa ajast ei rääkinud nagu üldse mitte midagi, et nautisime lihtsalt matkamist. ja mida matk edasi, mida kuumemaks vahepeal ilmad läksid, seda siis tõesti vahepeal ei rääkinud üldse mitte midagi. Hoidsime energiat kokku ja ei olnud niisugust nagu piinlikku vaikust ka, et miks me ei räägi. See oli nagu loomulik, et see on tegelikult ülinaljakas, et me ju matkasime vahel nagu mingi 5, 6, 7 tundi päevas ja mitu tundi võis lihtsalt vaikus olla. Ja see oli täiesti loomulik. Mitu sammu tegite päevas kõige rohkem? Minul oli üle 50 000 sammu. Ja vist mingi Sul ka siis? 52 või 55 000 peast enam ei mäletagi. Kui keeruline oli hügieen metsas, eriti siis Kätul on siin küsitud. Saime saunas käia 3 nädala jooksul mingi 3 korda, ehk see nagu päästis meid sellest, et me peaks nagu täitsa lompides pesema end. Ühe korra mina sain end järvevees pesta, aga enamus päevadest nagu igapäevaselt ma pesin end niiskate salfakatega. Ma nagu ei tundnud, et ma nagu megalt higistaks, sest meil oli matka algus oli täiesti külm. Pigem jahe. Ja kui kuumemad ilmad tulid, siis mina hästi tihti, siis tekkis küll see vajadus nagu, sest sa higistad ja siis sa kleepud, tunned, et tahaks pesta. Ma käisin päris tihti siis vees ennast nagu ujumas või loputamas, et see oli suht mõnus. Aga minu meelest üks asi, mida matka jooksul arutasime, oli see, et tegelikult nagu matkal olles sa ei tunne ennast nii mustana kui nii-öelda tsivilisatsioonis olles. Et me on mitu päeva pesnud ja me omavahel arutame nagu 5 päeva pesemata. Et suht suva nagu ja see ei olnud, et mingi teine oleks haisema hakanud või mis iganes või ise haisen nii hullult, et teist oleks häirinud. Et kõlab naljakalt, aga matkal olles see tundub teistmoodi. Nii, siis on küsimus, et kuidas juukseid pesta. Mul nagu kogemust ei ole, ma ei pidanud pesema, aga ma arvan, et lihtsalt võtad järvest vett, kui tahad sooja vett, siis lased endal lõkke peal soojaks selle vee ja pesed lihtsalt. Lihtsalt võtab rohkem aega. Ja siis on siin küsimus veel jälle naiste poole pöördutakse siin päevade kohta, et kuidas metsas hakkama saada. Minul ei olnud sellega probleemi, aga kui mul oleks päevad metsas, siis RMK vetsukes on nii palju, sa saad vetsus normaalselt käia, pesed lihtsalt käsi, desinfitseerid käsi ja võib-olla prügiga on see, et kui prügikasti pole, siis sa pead kaasas kandma seda rämpsu endaga, mis sust tekib, aga jah, ma arvan, nagu ei tasuks üle mõelda lihtsalt, et kõik on nagu nii tavaline seal metsas ka. Ja nüüd ongi järgmine küsimus, kuidas vetsu kogemused olid metsas? Ülihead, et need RMK vetsud, mõned korralikumad tundusid ikka väga luksuslikud või selline. Üks vets oli nagu megaluks. See oli Sõnajala lõkkekoht. Teeme väikest promo, seal oli väga ilus WC. Ja teema on ka selles, et kuna igas lõkkekohas on vetsud ja me möödusime matka jooksul, 1 päeva jooksul mitmest lõkkekohast, siis tegelikult nagu ma arvan, keegi ei jää jänni, et vähemalt 2 vetsu päeva jooksul on sul küll kuskil tee peal, et ma ei usu, et kellelgi mingit probleeme nagu tekib sellega. Aga nagu veel nagu vetsude koha pealt, välivetsud tavaliselt nagu haisevad ja niimoodi, aga ma arvan, et meil joppas sellega, meil ei haisenud üldse väga vetsud. Võib-olla see, et ilmad olid külmad ja nagu matkajad ka, ma arvan, ei ole veel sellisel ajal, nagu kevad alguses. Et jah. Ja vetsupaberid olid ka olemas. Oli jah, kuigi meil oli endal ka kaasas. Kui palju me toitu kaasas kandsime? Vett oli meil praegu 3 kilo. 3 liitrit, 3 liitrit, jah. Ja toit oli vist siis 2 liitri jagu. 3 kilo. 2 kilo. 2-3 kilo. See oli siis 5 päeva jagu toitu ja siis... Iga 5 päeva tagant siis laadisime uuesti end. Kõige õudsame. Meie telgi kõrval olid pidutsejad, kellel oli muss nagu täiega põhjas, nagu 0 teistega arvestamist ja siis laberdasid seal. Ja siis ma sain mingi 2 ajal alles magama, siis nagu läksin magama täpselt siis, kui nemad ära läksid. Ja võib-olla õudsaks tegi see, et mina olen nagu mega hea unega. Ja ma valvasin telki lampast. Ja, et ma jään kohe laksust magama, kuigi see muusika reaalselt oli nii vali, et ma arvan, ma pole kedagi kuulnud nagu lihtsalt muusikat nii valilt kuulamas, kui nemad kuulasid. Ja see ongi see, et sa oled nagu mõnusas telgis, mõnusalt järve ääres olime matkast nagu mega väsinud ja siis
tulevad, panevad pidu. Et nagu tule, pane pidu, ole seal, aga nagu muusika ei pea nagu täiesti põhjas olema, jah. Kõige raskem katsumus matkal. Minul siis jalanõud, jalad, villid. Ma ei hakka sellest enam rääkima, sest kõigil on juba kopp ees sellest villijutust. Ma ei ütleks, et midagi mul otseselt ülirasket oli, aga kui valida, mis nagu raskeim oli, siis võib-olla lihtsalt selle fotovarustuse tassimine või nagu see raske seljakott tegi matka võib-olla kõige keerulisemaks. Kuidas matk kehakaalule mõjus? Mina võtsin alla 2 kilo. See 2 kilo on nüüd mul tagasi tulnud, mis läks. 2 kilo tundub suht vähe, vaata, et nii pikk matk oli ja 3 nädalat muud kui kõndisime. Aga ma arvan, et mul tuli ikka seda matkalihast ka juurde. Ja minu eesmärk enne matka oli see, et ma ei kaotaks kilosid, et ma sööks nii palju, et tagasi tulles äkki oleks isegi midagi juurde võtnud. Sõin siis umbes 3000-3500, ma arvan, mõni päev tuli isegi 4000 kilokalorit. Ehk ma reaalselt megalt sõin ja kogu aeg tundsin sellist täiskõhutunnet, mida ma arvan, ma igapäevaselt nii palju tunne, sest ma nii pidevalt, konstantselt kogu aeg ei söö. Aga siis kaalu osas ma reaalselt ei võtnud isegi mitte 100 grammi juurde ega ei kaotanud 100 grammi. Ma kaalusin täpselt sama palju, kui ma kaalusin enne matkal minekut. Nii, kas tülitsesime ka? Jaa, ühe korra. Et jah, ühe korra tülitsesime, aga tegelikult ma tahan kohe ära öelda seda, et see, mis te vlogis näete, on ka reaalne, ei ole mingi siuke kahepalgelisuse teema. Et teeme lihtsalt head nagu. Jaa. Et tegelikult nii oli. Aga ja ma seetõttu tookski välja selle, et tegelikult me ise tundsime seda, et me pole nagu nii hästi läbi saanud ammu, kui me saime matkal. Sest võib-olla see oli see, et meil tekkis mingi selline suur ühine eesmärk ja mingi selline suurem eesmärk, et tõesti, kui me matkamisest räägime, siis meie läbisaamine oli suurepärane, me saime ülihästi läbi ja matkamise mõttes me ei tülitsenud nagu kordagi, mingit tülitsemise põhjust ei olnudki. Aga kui te küsite, mille pärast me tülitsesime, te küsinud, aga ma aitan ikka. Oli siis kogu see nagu filmimine ja värk, et mu matka algas raskelt ja mul oli suht lõpuni oli raske tegelikult, sest ma tahtsin keskenduda ainult kõndimisele, sest nagu mu peas ei olnud mitte midagi muud kui ainult punktist A punkti B kõndimine ja kuidas ma hakkama saan. See matk ei olnud nagu nii raske tegelikult. Aga oligi siis, et meil oli see koostöö, suur koostöö, nagu te kõik teate, ja kõik see kohustus siis läks nagu Hansu õlule, sest ma lihtsalt ei mõelnud sellele. Ja sealt ka see väike tülike tuli. Üks selline suurem tüli siis oli. Ja võib-olla, vlogis paistabki, et tegelikult ju vlogid tulid väga ilusti kokku, aga ma usun, et see on sellise väga hea montaaži pool ka, et kui lõigata kõik kiireks ja teile võib-olla ei paistagi, et midagi puudu oli või jäi. Tegelikult suht vähe filmisime. Jaa, et jutu poole ja kõik sellise sisulise info me andsime nagu edasi ja sellega näiteks mina olin väga rahul, aga millega ma siis nii väga rahul ei olnud, oli see, et me filmisime üsna vähe visuaalseid kaadreid, selliseid B-rolli ja just mingit ilusaid metsavahekohti ja vahel on nagu tunne, et palju seda ikka filmida, aga kui see temaatika muutub, siis tegelikult võib ikka väga palju filmida ja alati võiks nagu rohkem filmida. Et Kätu jää seisma, teeme kõnni siia, siis mul oli ka see, et sellel hetkel ei olnud nagu, pigem kui ta mingit taevast filmis või oma asja tegi ja mina pidin ootama, siis mul oli see, et mul on raske seljakott seljas, ma tahaks juba kohale jõuda telkimisplatsile, et enam ei jaksa oodata ja siis veits oligi siuke. Yeah. Ei viitsinud. Yeah. Mida uut teineteise kohta õppisime? Nagu kõige naljakam on see, et siin on nagu paar sellist päris sügavmõttelist küsimust, aga nagu ei oskagi väga hästi vastata. Et võib-olla ise pole aru saanud päris. Mina õppisin seda, et sinu kohta siis, et Hans võib väga abivalmis olla. Mina ei teinud kordagi süüa matkajal. Panin telgi püsti, läksin telki ära ja siis jäin oma toitu ootama sinna telki. Yeah. Et Hans tegi hästi palju ära. Ja filmimise poole pealt ta tegi ka väga palju ära. Mis sa minu kohta õppisid? Mis ma õppisin? Kätu kohta ma õppisin seda, et või nagu see oli tegelikult tõsiselt nagu väga suur asi, oli siis see, et Kätu sai selle matkaga hakkama. Mulle endale tuli ka üllatus. Ma arvan, et nagu paljud mõtlesid, et minu hullumeelsed ideid teevad kõik, et ma võtan millegi ette ja ma teen selle ära, onju.
aga ma arvan, et väga paljudel oli ikkagi see küsimus, et kas Käitu saab sellega hakkama. Käitu ei tee ära. Jah, aga nagu tegelikult ma ei saaks öelda, et ma õppisin seda sinu suhtes, sest et ma kuidagi mõtlesin, et davai, me võtame selle ette, ma olen seda 6 aega planeerinud, me teeme selle ära. Aga selles mõttes tõesti see, et sa selle ära tegid, oli see, mis nagu näitas, et sa oled selleks võimeline ja sul oli seda tahtejõudu ja ma arvan, see oli see, millel ma kindlasti kinnitust sain. Nii, top 3 eset meie varustusest. Sina ütle siis 3 ja mina ütlen 3. Mina alustan. Telk, matkakott ja vihmakeep. Aga ma ütlen, et jalanõud kindlasti. Siis veefilter. Kuigi ma tooks ka välja selle veeplasku, mille meil tuli see voolik tuli siia koti külge. Sa nii palju öelda. Sest see oli mugav. Aga ma jätan selle ütlemata, siis kui ma peaks ühe valima 2, siis ma võtaks veefiltrist, ma saan veefiltrist otse juua ka. Ütleme, need on 2 asja siis. Ja 3. asi. Sa ei oleks ka ilma vihmakeebita saanud. Ei, no ma ütleks telk. Okay. Ütleks telk. Kuidas puukide eest end kaitsesime? No meil oli selline looduslik sääsetõrjevahend, mille puhul me nägime, et see reaalselt aitas puukid vastu. Ja, et mul ronis, ma olin enne lasknud seda vahendit jalgadele ja siis mul ronis puuk jalgadel ja puuk ei lase ju tegelikult mitte kunagi lahti. Ja mul ta lihtsalt nagu kukkus maha. Ja me nägime, kuidas ta ära kukkus. Ja, aga jah, nii kaitsesimegi. Ja tegime kogu aeg kontrolli, ma olen see puugifriik, et nii, Hans, jääme seisma. Kui kuskilt pikema heinasest läbi läksime, siis Hans, jääme seisma. Ja siis pidin vaatama. Ja tegelikult sellest oli kasu, sest et üks päev me ka niimoodi ju leidsime, või niimoodi me leidsimegi kohe puugid üles. Ja telgis alati enne telki minekut me ka kontrollisime. Ja. Millest matkal kõige rohkem puudust tundsime? Nüüd kõik ootavad, et me ütleme raudselt, voodist. Ma ei ütle seda. Ei. Telgis oli see on nagu, see on nii haige, kui sa kuulad teiste jutte, sa ei saa nagu nii hästi teiste juttudest aru. Aga kõige rohkem hakkab puudust tundma selles mõttes, nagu tactical foodbacki toit oli ülihea, tõsiselt teha. Aga sa hakkad nagu väärtustama seda, et kui sa lähed koju, siis sa saad mingid terved suurt kartulit süüa. Või ma ei tea, lihatükid on suured lihatükid või... Ja see tacticalis olid sellised hästi... No väikseks tehtud. Tehtud, aga mega maitsev ikka. Et see on nagu naljakas, kus sa hakkab väärtustama seda, et ma ei tea, sa lähed, võtad grillvorsti, me seal küll ei grillinud, aga ongi, kui sa näiteks koju jõuad grillid ja siis sul on mingi vorst, millest saad lõigatud tükkideks või nagu kuidagi sellest tahkest toidust nagu. Kas sul on ka midagi? Coca-Cola. Okei. Kuigi sa ei poes seda? Jaa, aga harva. Okei, ma ei tea. Ja võib-olla üks siuke asi, millest nagu, ma ei ütle puudust tundsime, aga pärast oli nagu huvitav on see, et näiteks kui autos istusid ja said aru, nagu pärast matka autoga sõites, saad aru, kui kiiresti võivad kilomeetrid minna. Jah, et see 5 kilomeetrit sa kõnnid tunde, aga autoga sa sõidad seda... Paar minutit. Ja. Meile järgi tuldi, siis me nagu sõitsime seda teed läbi ja siis mõtlesime, et oi, kui kaua me seda maad siin kõndisime, et nüüd autoga mööda. Ja. Et see on lihtsalt nagu ka selline huvitav perspektiiv, millest saad aru, et kõikidel inimestel on tänapäeval autod ja kui palju te tegelikult autodega edasi jõuate. Palju me loomi nägime ja kuidas looma hirmust üle saada? No ma ei ütleks, et me loomi räigelt palju nägime, sest me ju liikusime suht päevasel ajal, aga kui arvestada, et me liikusime päevasel ajal, siis ma olen ikkagi üllatunud, et me ikkagi nägime loomi. Ja kitsi, põtrusi igasid. Ja händkakku nägi Käitu ükskord, mis oli ülilahe. Händkakk, jah. Ja see oli väga lähedal täiesti päevasel ajal. Karu jälgi, kes seal sul vees oli? Saarmast. Nägime ikka. Lootsin, et me näeme rohkem. Et mingi kõnnime vaikselt kuskile, siis loomad meil ükskord tuli ju üks rebane kõndis täiesti nurga tagant, sõna otses mõttes vastu, tuli mingi puu tagant välja ja siis... ma ikkagi lootsin, et me näeme rohkem. Et suht vähe nägime. Sest see mõte ongi see, kui sa veedad 3 nädalat metsas, siis see on loogiline, et sa näed. Et kui ma käin õhtuti loodusfoto tõttu metsast, siis ma olen ju ainult paar tundi metsas, aga kui sa oled päevad läbi loodusest, siis see ikka... Ja aga kuidas looma hirmust üle saada? Aga mul on ka veits ikka see, et lähed magama ja siis mõtled, kui mingi põder jookseb sul telki sisse. Aga nagu, ma ei tea, tegelikult sa väga ei mõtle sellele. Ja siin on võib-olla see, et kui käia 2 või rohkemakesi, siis on alati julgem, et sa oled seltskonnas, sa ei ole nii vaikselt, sa räägid juttu, siis juba loomad kuulevad. Et ega nad ikka nii naljalt ligi ei astu sulle. Ja tegelikult võiks öelda, et see metssigadega kohtumine,
selline emisega koos, kus põrsad on juures, see on tegelikult ohtlikum võib-olla isegi kui karu Ära ja karupoeg. inimesi äres. Ei, ma ei tahagi hirmutada, sest ma tahangi seda öelda, et me ei tundnud mitte mingisugust hirmu. Mina tundsin natukene. Tundsid? Metsigade. See viimane kord, see mis videole Kui jäi. sul on siin sead ja sa tead, et sa pead siit mööda minema pärast, et nad on siin metsas kuskil. Jaa, võib-olla oli jah natuke. Aga Metsige. kuidagi mina pean ütlema, et need olukorrad olid nagu... Kuidagi selles olukorras ei olnud nii hirmus. Et võib-olla pärast, kui hakkab mõtlema, et mis see olukord oli ja mis sinu oleks võinud juhtuda, siis see hakkab mõtlema, et oleks pidanud võib-olla kartma rohkem. Aga seal hetkel see oli nagu põnev. Nii. Parim hetk matkast ja halvim hetk matkast. Kõik hetked olid parimad tegelikult, sest ikkagi kõva asi oli see matk. Nii lahe. Üle kuu ajan nüüd möödas, siis mõtled nagu, nii lahe, nüüd tahaks tagasi. Parimat hetke jah, vist ei oska kohe valida. Kõik olid parimad hetked. Aga halvim oli võib-olla see meie tüli selle filmimise ümber. Kas kavatseme millalgi veel minna veel pikemale matkale? No tegelikult me oleme rääkinud, et siin võiks hakata välismaal matkamas käima ja... Jaa, aga ma ei tea, kas ma tahaks nagu mingi 1000 kilomeetrit läbida. Et mulle meeldivad sellised väiksemad ka, aga välismaal oleks lahe. Teine maastik ja mäed ja... Mina arvan, mind see pikkus väga nagu ei kotigi, nagu ma ei tea, kas on midagi erilist, kui sa saad mingi 2 kuud järjest metsas olla või oled 3 nädalat metsas, väga vahet ei ole, ma pigem valin selle 3 nädalat. Jaa, et tegelikult pikema matkas ja siis on tõesti juba natuke siukse mingi elustiili kujundamine, et sa oled 2 kuud ära. Kas järgmine matk tuleb ürgsel, ehk siis ilma netita, ilma toidupoodideta? No nii palju kindlasti tuleb, et ma arvan vähemalt, et kui me teeme selle Ähijärve Peraküla teise otsa, siis seal ei ole meil nii palju tuttavaid. Poodidest ja nende kohta ma ei tea, palju seal neid poodi on. Aga ja internetite ka ma arvan mitte, sest et nagu mul on tunne, et teie tahate ju ka näha ja me tahame teiegi jagada, et seda me kindlasti teeme. Kui me juhuslikult ei lähe kuskil matkama, kus lihtsalt ei ole interneti ala, ma ei tea, mingi välismaa mingid maastikkud. Oota, ma tahan veel selle netivärgi kohta öelda, et see story'de tegemine. Ma tunnen, et seal story'des ma näitasin palju rohkem, kui ma siin praegu vlogides näitan. Ehk siis, kes te tahate veel näha, mis matkal toimus, kes pole näinud, siis meil on highlightsides kõik matkastory'd. Ja see on tõsi, see on täpselt see, mida ma tundsin, et me võib-olla filmisime vlogidesse vähe, kus tekkis see tunne, oliks see, et Telo, sa võtad taskust välja, sa teed pildi ära ja pärast kirjutad teksti juurde või teed video ära. Või nägime mingit rebast, vaata, kellest sa said lõpus ülilaheda story. Ma ei jõudnud kaamerat välja võtta, sa ei võta alati kaamerat välja. Hästi palju me filmisime ka telefoniga. Ja telefoni ongi, storydes on palju rohkem erinevaid nüansse, et siin vlogis on tegelikult palju vähem neid. Ehk internetis me ei taha loobuda, me tahaks ikka nagu jagada teie. Aga jah. Toidupoodid, et aga meil praegu ka väga palju toidupoodid. Ja pigem oli see just need laadimispunktid, et võib-olla, kui siis on nagu vähesemate laadimispunktidega näiteks äkki see järgmine matk. Ja. Kuidas minna sellisele matkale, kui tahtmist on, aga varustust, oskusi ja teadmisi pole? Nii, et kui 3 asja pole, teadmistega, võtke vaadake YouTube'ist videoid. Väga palju teadmisi saab. Või sa saad nagu selle mõttelaadi hakata kujundama. Ja nagu ei olegi, nagu seal ei ole midagi keerulist. Nii tegelikult on kõik nii lihtne. Ja, sest teema ongi see, nagu ma ju alguses ka ütlesin, siin matkamine koosneb 3 asjast. Kõndimine, mida me kõik oskame teha, magamine, mida me kõik teeme nagu nii ja söök, mida me ka teeme. No riietus on ka tegelikult väga suures, et sul oleks soe ja need kihid ja värvid. Aga need asjad on nagu ju meile kõigile tegelikult mingil määral loomuomased. Võib-olla hakkadki mõtlema, matka jooksul saad aru, et kuidas seda looduses teha, jah, see on see keerulisem nüanss, aga ma arvan, see tuleb meil kõigil mingil määral loomulikult. Jah, et isegi kui sa oled mingi megalinnakas, elad linnas, oled kogu aeg linnas ja mõtled, ma ei saaks mitte kunagi sellega hakkama. Tegelikult sa saad. Jah, aga kui nüüd veel vastad sellele, et oskuste ja teadmistega ongi see, et seda YouTube'is sa saad väga palju nagu teooriat, et isegi kui sul puudub praktiline kogemus ja see praktiline kogemus tuleb, või siis mine kellegagi koos veel enne matkamist metsa või võta kaasa keegi, kellel on mingid kogemused. Et siis sa saad nagu olla kindlam. Ja varustuse osas jällegi, nagu me ütlesime, et ei pea olema kõige kallim varustus. Näete, mina ajasin matkajalatsid, mis peaksid olema kõige tähtsamad. Mina kõndisin täiesti suvaliste tossudega, vabaja jalatsidega. Ja meil küll muu varustus oli siin matkal väga hea, aga
aga see ei pea olema nii hea ja nii kallis. et noh, osta kas või kuskilt mingi odav kahekihiline telk. Oluline oleks see, et oleks kahekihiline, et vett läbi tuleks. Ühekihilisest lihtsalt tuleb vesi läbi. Magamismatid saab odavate asjadega saab täiega läbi. Ja teine asi ongi see, et pigem panna rohkem raha võib-olla kõige olulisematele asjadele. Ja neid asju ka nagu tasapisi osta, mitte ja, see peab kõike korraga nagu. Ja kui alustadagi täiesti nullist, siis võib-olla lihtsalt mõelda, et raha panna, võib-olla rohkem raha panna siis matkajalatsitele, magamiskotile ja ma muud nagu ei oskagi öelda. Sul võib olla suvaline matkakott, okei, võib-olla kallimad kotid toetavad selga paremini või midagi. Aga ja nagu jope ei pea ka olema mingi veekindla, sul võib vihmakeep lihtsalt olla. Aga lihtsalt, et oleks kihid, et sa tead, kuna mida ära võtta. Ja võib-olla just kihiline riietus, nagu aluskiht on võib-olla see, mida ma soovitaks näiteks ongi matkajalatsid, aluskiht ja magamiskott. Siis ülejäänud asjad võivad olla täiesti suvalised kuskilt, mitte mingid väga erilised matkaasjad ostetud. Et reaalselt potid võib su kodu mingi pudrupott ka olla ju tegelikult. Lihtsalt, et asi on kerguses ka, tavaliselt kodupotid on nagu veits raske. Kaaluvad veits rohkem. Ja nii lihtne see ongi. Ei ole midagi keerulist. Tõesti, sest ma tahan öelda, et me oleme siin koos käinud matkamas juba 4 aastat ja meil on olnud väga palju väga suvalist matkavarustust selle aja jooksul. Mina ise olen käinud looduses 8 aastat või varsti juba 10 aastat ja ma olen ajanud läbi ikka väga suvaliste asjadega ja peamine on see, kui sul on huvi. Läheb metsa lihtsalt kuradi loomi otsima, siis tõmbab ööseks koormakile peale endale näiteks. See on täiesti maapinna peal. No see on ekstreemne, aga ikkagi saab hakkama. Ja, et kui huvi on ja tegelikult mulle just see ekstreemsus on alati meeldinud, et selles mõttes isegi veits suvalise varustusega ongi nagu ekstreemsem ja natuke keerulisem ja on mida meenutada ka palju rohkem. Mul said küsimused otsa. Ja, meil said küsimused otsa. Me tõesti siiralt tahame teid tänada selle ülisuure huvi vastusest, et ja üldse, kes te kõik kaasa elad. Teie nagu neid numbreid ei tea, aga me oleme näinud, kui palju küsimusi ja kui palju vaatamisi on meie storidel ja kõigel olnud. Tagasisidet. Ja et see on nagu ülilahe ja nagu ma juba enne ütlesin, andke teada, kui te soovite näha talvematka. Kindlalt, reaalselt, võtke kirjutage alla, sest et kui neid tahtjaid on palju, siis nagu me 100%, ma arvan, kindlalt võib-olla äkki teeme selle. Siis teise osa Ähijärve Perakülast. Ei, aga talvel, mulle see talve mõte nagu meeldib rohkem, sest siis ei ole putukaid, sest ma vihkan putukaid, puuke. Ja külmaga, ma arvan, saame ka hakkama. Ja ma tegelikult tahan seda öelda, et nüüd vaadates tagasi, nüüd kui on see kuu aega üliilus, ülisoe olnud, räigelt sääski on, nagu te teate. Sääski on olnud on seetõttu hästi palju, sest et külm talv oli ja siis sääsketel oli võimalus areneda. Rohkem sääski on. Ja me praegu arutame. Me praegu täiega arutame, et ei, me tahaks praegu ka matka. Me täiega tahaks, aga me ei ole käinud. Sest parmud on, sääsed on, nagu sa ei suuda. Ja nii palav on, 30 kraadid ka, sa oled full higine, siis sääsed ajavad taga. Ma arvan, et see on väga keeruline on selle väga kuuma ja väga sääserohke ilmaga matkata. Et me ootame võib-olla juba augustikuud või septembrikuud, et siis saaks mingi väiksemaid paaripäevaseid matku teha. Vot, ja ilmselt neid edaspidiseid matku, mida me nüüd ikka tahaks paar tükki või paari kuu tagant teha, neid me hakkame ilmselt rohkem kajastama Instagramis, ei hakka kõigist vloge tegema, naudime seda, et kott on kergem, ei ole kogu fotovarustus kaasas. Ja siis on meil toredam ka koos. Ja saab keskenduda matkamisele. Ja siis ma arvan, et järgmine matkavlog on siis talvevlog, kui teid peaks see huvitama. Nii et meie poolt tšau. Ja minge matkama. Ja minge matkama. Isegi kui sääsed ja putukad on. Kui me just ütleme, et me ei lähe. Aga või magage kas või telgis, nagu meie oleme siin 3 nädalat juba maganud. Nii et meie poolt tšau. Ja ilusat suve!